Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Või mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere tulemast! Eetris on järjekordne Robotexi podcast ja täna on mul külaliseks Raul Rikk, kes on siis Milrem Roboticsi teadus- ja arendusdirektor. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja hakkame siis kohe nii-öelda selliste ründavate küsimustega pihta, et kes sa oled ja mis on üldse Milrem Robotics, et võib-olla paljud loomulikult teavad ja siin viimastel aegadel olete olnud ka päris palju uudistes seoses ka sõjauudistega, aga et ka neile, kes ei ole kursis, et natuke lühidalt siis tutvustada, et millega Milrem tegeleb ja mis on su enda roll ettevõtte juures. Jaa, väga meeldiv on siin olla ja sellest Robotexi podcastist osa võtta. Milrem Robotics loodi umbes 10 aastat tagasi ja ettevõtte eesmärgiks oli arendada välja maismaasõidukid, mis oleksid kas kaugjuhitavad või suudaksid ise autonoomselt tegutseda. Umbes nagu droonid, aga maismaa peal. Ja praeguseks meil on välja töötatud mitmeid eri variante. On väiksem sõiduk, mille nimi on Themis. Kui te seda YouTube'ist üles otsite, siis näete, seal on hästi palju erinevaid videoklippe. Ja meil on välja töötatud ka suurem versioon, mis on siis Type X nimega, mis sobib siis suuremate ülesannete, just militaarülesannete täitmiseks. Aga seda väiksemat sõidukit saab väga edukalt kasutada ka tsiviilotstarbel, näiteks tulekahju kustutamiseks, teede puhastamiseks, metsanduses, kaevanduses, võib-olla isegi ehituses, nii et neid valdkondi on hästi palju. Et kui te vaatate neid videoklippe, siis te näete, et nende sõidukite peal on ka erinevad süsteemid asetatud, kas siis tsiviilsüsteemid või militaarsüsteemid, siis neid süsteeme meie ei tee. See, mida meie teeme, on see sõiduk ise, me arendame selle sõiduki autonoomset juhtimist ja me samamoodi oleme siis integraatoriks nende klientide, kes tahavad sinna sõiduki peale panna erinevaid süsteeme, kas militaarsüsteeme või tsiviilsüsteeme. Ja mida mina seal ettevõttes teen, meil on selline osakond nagu teadus-arendusosakond ja see tegeleb mitmete eri arendusprojektidega, näiteks sellised projektid, mis on Euroopa Liidu poolt või NATO poolt rahastatavad ja mille kaudu siis üritatakse Euroopa Liidus või NATOs välja töötada kontseptsiooni ja loogikaid ja tehnoloogiaid, et kuidas saaks autonoomiat veel enam kaitsetööstuses kasutada. Lisaks sellele meil on rakendusuuringute programm koostöös Tartu Ülikooliga. Seal me arendame välja metsarobotit, mis siis peaks suutma mingil hetkel näiteks metsa istutada. Selles suhtes on üle maailma hästi palju huvi olnud, et tahetakse saada sellist robotit, mis sõidab ringi ja teeb selle igava ja rumala töö siis inimese eest ära. Nii et ka selline projekt on käimas. Ja samuti on meil kontseptsioonide arendamise ja eksperimenteerimise tiim, mis siis tegeleb sellega, et nagu koos kliendiga või koos selle kasusaajaga välja mõelda, et kuidas neid robootikasüsteeme päris elus paremini kasutada. Et siin on selline huvitav olukord, et me võime siin Eestis ja ka eelkõige näiteks Tehnikaülikoolis või kõik need tehnoloogiaga kokku puutuvad mõelda, et robootika, see on ju ilmselge, et loomulikult tuleks robootikat kasutada, aga siis, kui me jõuame kliendiga praktilise küsimuse juurde, et kuidas siis ja mida see kõik tähendab, mida see tähendab logistika mõttes, kogu selle elutsükli halduse mõttes, siis see ei ole enam nii lihtne. Ja samamoodi tahavad väga palju kliendid, et mitte see üks robot ei töötaks nii, nagu nad soovivad või annaks mingit efekti, igapäeva asjade tegemisel, vaid nad soovivad, et need robotid töötaks koos. Ja see on nüüd juba järgmine küsimus, et kuidas saada nad kõik niimoodi erifunktsioonidega koos tööle, nii et ta saaks võtta palju suurema rolli inimestelt ära, mis praegu paratamatult erinevate professionaalide käes.
nii et need on need küsimused, millega me seal tegeleme, aga noh, laias laastus eelkõige Milrem Robotics on inseneeria ettevõte, nii et välja töötanud palju erinevaid prototüüpe ja mõned võib-olla on kuulsamad, mõned vähem, aga me saame nii-öelda klientidele teha selliseid rätsepaülikondi nii, nagu nemad soovivad. Võtan nüüd siit sõnasabast kohe kinni, et mida võiks esile tõsta, et millised on kuulsamad, näiteks ta välja tuua veel? No kõige kuulsam on kindlasti, mida siin, ma ei mäleta, kas see Postimees või Päevaleht tituleeris robotkäruks. Et noh, tegelikult see on hästi lihtne süsteem, see on siis, kui me võtame ainult selle masina ise ja sinna seal ei ole midagi spetsiifilist peale pandud, teda saab kasutada noh, mingisuguste pakkide või militaarvaldkonnas seljakottide või laskemoona või relvastuse transpordiks. Ta on niisugune nagu transpordimasin, et ta võtab inimeselt ära selle raske töö lihtsalt tassida raskeid asju metsamaastikul just eelkõige ühest kohast teise. Võib-olla siin on veel üks aspekt, mis meid eristab teistest, on see, et noh, näiteks Starshipist või kas või Teslast, et meie ei tegele sõidukitega, mis on mõeldud sõitmaks linnatänavatel, et me oleme võtnud eesmärgiks selle, et see sõiduk peab hakkama saama või kogu see autonoomia kontseptsioon peab hakkama saama nii-öelda tänavalt väljas või sõiduteedelt väljas, eks off-road, eks inglise keeles, või metsamaastikul ja sinna me oleme eks ju kogu tähelepanu pannud. Ja kui võrrelda nüüd seda, eks ju, selle linnamaastikul sõiduga, siis see on nagu öö ja päev, et sul on, eks ju, linnas on mingid struktuurid, mingid tänavasildid, liiklusmärgid, mingid sirged jooned, noh, metsas midagi sihukest ei ole. No kui vaadata ka neid masinaid, selles mõttes, et siis ettekujutus ongi pigem, et kui te kuidagi linna satuks, et võib-olla see oleks päris ehmatav esmapilgul, et on ikkagi selline päris suur mürakas, kuigi ta näeb väga ilus välja. Ta näeb suhteliselt nunnu välja, eks ju, et noh, me muidugi Starshipi nende väikeste nunnurobotitega ei hakka, eks ju, võistlema, aga ma arvan, et metsamaastikul tal on niisugune nagu nunnumeeter on seal kuskil nagu mingi 8-9 peal 10 pallisüsteemis ikka. Tal on täitsa iseloom olemas juba kuidagi, nagu öeldakse, et silmavaade. Ja, täpselt. Aga ma just mõtlesin selle peale, et see on loogiline, et tõesti, et nad peavad saama hakkama seal metsamaastikul või raskemates tingimustes, et juba kui neil on see ka vedamissüsteem ja kõik juba selliste tingimuste jaoks loodud, aga kui sa eelnevalt mainisid siin näiteks ka tuletõrje funktsiooni või tulekustutamise, siis ma enda peas hakkas käima ikkagi mingisugune ettekujutus, et see võib olla ka täitsa ju tulekahju, siis enamasti see võib olla linnas pigem, aga et ta võib olla ka ju metsatulekahju loomulikult. Et kuidas see, kas selles suunas olete nagu konkreetsemalt juba mõelnud või et see on üks selline? Jaa, meil on prototüüp valmis ka praegu, see on Hollandis ja on tehtud ka Eesti Päästeametiga katsetusi ja töötab väga ilusasti. Ja on ka olnud juhuseid, kus Päästeametist on kutsutud välja, sest tegemist on mingi ohtliku alaga ja on vaja lihtsalt aru saada, mis seal on, inimest ei ole mõtet saata, et tulekustutus teatud objektide puhul on eriti riskantne. Ta on kogu aeg riskantne, aga näiteks keemiatehased või sellised asjad või Kaitseväe polügoon, kus on näiteks metsatulegahju, sa ei tea, millist laskemoona seal võib-olla on maha jäänud, mis ei ole veel, eks ju, lõhatud. Nii et sellistesse kohtadesse ilmselgelt inimest ei taha saata. Ja väga tihti on ka see, et kui on selline suitsupilv ümber, siis ei saa ka õhust droone saata. Nad lihtsalt ei näe seal mitte midagi ja isegi kui nad midagi näevad, siis drooni külge sa võib-olla veevoolikut ei kinnita, selle masina külge kinnitab ilusasti ja aitab selle probleemi lahendada. Meil on tegelikult terve kontseptsioon välja töötatud, et kuidas need erinevad masinad erinevate funktsioonidega saavad tuletõrjujaid aidata, et saab kasutada mingid sensoorikarobotid, mis läheb, vaatab, eks ju, detektib, et kas seal on mingid konkreetselt keemilised ühendid õhus või on seal mingid mürgiseid gaase või kus see probleem on. Ja siis on, eks ju, tulekustutud masinad, siis on veevooliku lahti kerimismasinad ja palju erinevaid variante. Nii et
kõike saab teha. Ja ta on selles mõttes ka siis ju tark masin, et ta ei ole nii-öelda ainult see nagu funktsionaalne, et ta läheb midagi nagu mingit tööotsa justkui teostama, vaid et ta suudab ka seda keskkonda siis nii-öelda kaardistada või nagu mõelda, et mis seal parasjagu tõesti on siis, et kas kui ohtlik see keskkond on, kas sinna saab üldse inimesi saata ja nii edasi. Absoluutselt. Kuna see platvorm ise on ju unikaalne, see sõiduk on unikaalne, sinna peale saab panna ükskõik mida. Sinna võib panna, ma ei tea, piltlikult öeldes kraana või sinna võib selline väiksemat sorti, sinna võib panna erinevaid sensorid, sinna võib panna, mis iganes, eks ju, mida vaja on. Siis selles mõttes ta ikkagi ka saab linna tingimustes hakkama, lihtsalt see, ta on mõeldud, et nii seal kui ka siis raskemates tingimustes. Näiteks, kui tulekahju on tõesti ikkagi, piirneb nagu, ma ei tea, linnaalaga või nagu muidugi mingid tööstused on enamasti ka linna äärtes, aga ta ei sõida päris sellises nagu tänaval päris, aga tal ei ole seda probleemi, et ta nüüd ma ei tohi seda linnas kasutada. Jaa, seda kindlasti. Lihtsalt, et kui vaadata, ta keskmine kiirus on planeeritud 20 kilomeetrit tunnis, et siis ei ole see, millega linnas nii-öelda igapäevaselt sõita. Seda nii-öelda sinna paigale ei saada, et kui on kiire nagu väljakutse, et siis niimoodi ei saa. Tempos, jah, aga sa saad panna ta mõne teise masina taha ja siis vedada teda kuni 80 kilomeetrit tunnis, nii et või siis viita jähelkäru peal kohale ja siis ta saab seal koha peal toimetada. Et mestamaastikul, kuna ta on mõeldud ütleme sellise inimtöö toetuseks, mis on kes siis ei ole sõidukite, kui inimesed ei ole sõidukitega, eks ju, nad teevad midagi jalgsi, et siis ta on eelkõige mõeldud just selliste tegevuste toetamiseks. Nii et selles mõttes ta saab linnas ilusasti hakkama, aga lihtsalt, et ei ole nagu otstarbekas seda kasutada. Ta on roomikutega ka, nii et see on veel nagu keerulisem. Seal tekivad muud probleemid, et kus see roomik tohib sõita. See on kummist roomik, see isegi tohib, aga või sellega ei ole mingit probleem, aga lihtsalt, et pole lihtsalt otstarbekas. Aga näiteks veel see sama metsa istutamise teema ka, mis tundub ka väga selline intrigeeriv, et tõesti, et isegi kui sellele mõelda, siis tunduks, et kas see juba nii ei toimi, sest et ta tundub nii, kuidas öelda? Loogiline. Jah, loogiline. Ja seesama asi, et kui on metsa istutamine ja siis see, mida te mainisite ka, et kuidas seda ülejäänud siis struktuuri ka seal veel niimoodi teha, et ei ole võib-olla, et need käsklused ja kogu see süsteem toimiks nii, et see tundub ka põnev, et ongi üks haru, kus on kõik nii-öelda siis osapooled juba siis nii-öelda, kuidas öeldakse siis, et robootika põhimõtteliselt toimetab seal, et ei oleks seda inimfaktorit seal. Jah, nii nagu ulmefilmis, eks me näinud oleme, et eesmärk on ikka see, et kõik masinad toimetavad ja inimesed lihtsalt, kui vaja, siis juhivad neid. Aga see metsaistutusrobotiga, seal on veel pikk tee minna, et neid tehnoloogia arengutasemeid jagatakse üldjuhul 9 ja kui me teeme ülikoolidega projekti, siis nad on seal kuskil 5.–6. taseme peal, et sealt jääb veel päris pikk maa sinna, et saaks teda päriselt, eks ju, elus kasutada. Et praegult me nende arendustega tegeleme ja üldiselt see välp on seal ikkagi, see sõltub loomulikult finantseeringust, et kui täna tooks keegi, eks ju, ma ei tea, 10 miljonit, 50 miljonit, et siis saab sellised asjad teha kiiremini ära, ma arvan, et kuskil 2 aastaga, 2-3 aastaga, aga üldjuhul, kui niisugust suurt rahalist panust kohe pole võtta, et siis nagu see areng toimub niimoodi step by step ja läheb kuskil 5-10 aastat peab minna, et kuni sellisest laboris toimivast ideest saab siis päriselt nagu elus kasutatav asi. Aga jah, see tundub, et samas kuidagi, et mis see siis on, et saadab masina välja, tal on seal need istikud peal, midagi, mis kaevab, on ju, ja istik sisse ja kõik. Ma usun, et seal on nagu päris palju asju, ta peab vaatama seda keskkonda ka, et kus ta täpselt toimetab, et kas kuni selleni välja, et näiteks et ma ei tea, kui sul on mõned, ma ei tea, loomad, linnud, et sa nendest päris seal üle nagu ei ratsuta. Või kui on tugevam maa, eks ju, et kuidas ta selle, arvestades tema raskust, eks ju, et kuidas ta selle augu sinna saab tehtud, et kui seal on kivi ees või kuidas ta siis käitub. Kuidas ta lahendab selle takistuse. Ja kui tekib mingi tõrge, et kuidas siis, ja ühest on selles kontekstis jälle vähe kasu, et oleks, kui sa tahad suuri alasid, eks ju, täis istutada, siis oleks hea, kui nad kuidagi seal koos ka toimiks, nii et eks seal on palju küsimusi, et isegi niisugune lihtne asi, et kuidas ta selle puukese sealt võtab, eks ju, oma sellest kastist ja
ja paneb ta niimoodi, et see kõik eks ilusti. Ja, et puu jääks terveks Ja. ka. Ja. Ei ole lihtsalt. Ja, aga see on tõesti selline, ma ei tea, et seda kujutab ju ette küll, et mõne aasta pärast see võiks toimida, aga nagu me teame, väga paljud ettevõtted tegelevadki ju väga pikka aega nagu prototüübiga ja enam võibki olla, et see ei pruugi ka nii-öelda päriselt kunagi nagu teostuda, et seal võib tulla nii palju erinevaid takistusi, et selles mõttes on ju Milremil päris hästi, et teil on juba mitu asja täiesti töös ja toimetavad ja et ei ole niimoodi, et on prototüübi tasemel, et või samamoodi siin, kui võrrelda kas või, mitte võrrelda, aga tuua paralleeli Starshipiga, kes ka väga kaua ikkagi oma Starshipi nende robotitega, kullerrobotitega ju töötas ja lõpuks nüüd nad on liikvel ja neid on päris palju, et kuigi alguses nad alustavad siinsamas selle TalTechi ümbruses katsetamisega. Et jah, et need on ju väga suured saavutused võib-olla sellisele tava inimesele, kes igapäevaselt ei tea neid protsesse, tundub see, et kui kaua nüüd siis aretatakse, miks see juba üle maailma ei toimi. Jah, et juba mitu aastat on läinud ja miks ei ole kõik kahelt täis neid. Et eks ta sõltubki sellest, et kuidas see klient või see kasusaaja siis, eks ju, reaalselt neid asju rakendada saab ja tahab. Et ühest küljest on, eks ju, see kontseptsiooni pool, mida ma mainisin, et see on üllatavalt keeruline väga tihti, et kui jõuda sellest vau-efektist nüüd sinna, et ma päriselt asendan olemasolevad süsteemid robotitega, siis hakkavad inimesed kohe nagu natuke teistmoodi suhestuma sellest, siis nad vaatavad hästi täpselt, et kus see kasu tuleb, mis ta kõik maksab, mitme aastaga ma, eks ju, selle efekti saavutan ja nii edasi, nii edasi. Ja eks ta sõltub ka sellest, et kui paks on kellegi rahakott, ilmselgelt, eks ju, suuremad riigid, kes saavad eksperimentaaltegevus rohkem ressurssi panna, nad edenevad ka nagu kiiremi selles valdkonnas. Militaarvaldkonnas praegult võib öelda, et Holland on ilmselgelt Euroopas eestvedaja, et nemad on hankinud juba teise satsi meie robotid ja kasutavad neid reaalselt militaarmissioonidel. Praegult need Themise masinad toetavad Hollandi üksusi, kes on Leedus, nii et nad kasutavadki raskete relvasüsteemide tassimiseks, nii et inimene ei pea sellega, eks ju, vaeva nägema, pluss siis kogu see varustus ja laskema, mis seal on vaja. Et see muudab selle üksuse ka nagu võitlusvõimelisemaks, et väga tihti öeldakse, et militaarvaldkonnas on niimoodi, et esimene suur eesmärk on metsas üldse ellu jääda ilma mingisuguse vaenlaseta. Siis, kui sa oled suutnud ellu jääda ja keegi veel tulistab sinu suunas, et siis, eks ju, pead sellega hakkama saama. Et sellised süsteemid kindlasti vähendavad kogu seda koormust, mis inimeste peal muidu oleks ja nad on tegelikult palju nagu võimelisemad oma ülesannet ka ellu viima. Ja see militaarvaldkond on ka praegult hästi, eks ju, fookuses olnud Ukraina sõja tõttu, et varem oli võib-olla sellest räägiti vähem, aga nüüd otsitakse selgeid lahendusi, sest probleem on, eks ju, ukse ees ja midagi on vaja teha sellega. Ja ma arvan, et see on väga, väga nii-öelda ukse ees või selles mõttes on juba toas sees. Aga kui veel tuua välja mõned riigid või kui Holland ja et kuhu veel siis Milrem on nii-öelda praegu oma toodetega jõudnud või milline see teemastaap on? Eestis loomulikult, eks ju. Eestis on masin on käinud 2019 Mali missioonil kaasas üksusega ja muid masinaid on veel soetatud, siis on Holland, eks ju, teeb teist satsi. Euroopas on hästi paljud riigid tunnevad huvi. Siin Sloveenia, Slovakkia, UK, ta ei ole küll Euroopa Liidus, aga tal on suur programm, mida nad on just käima lükanud. Nad panevad sinna järgnevatel aastatel miljardeid selleks, et kogu sõjalist võimekust robotiseerida. Siis on Itaalias on meil üks suur projekt käimas mujalt maailmast, ameeriklastega loomulikult teeme koostööd. Nad on sellisele militaarvaldkonnas innovatsioonile hästi avatud kogu aeg olnud. Suured igasugused tehnoloogilised lahendused on tegelikult ju tulnud ka just USA militaarsfäärist. Siis Aasias on Singapur, Thailand, Taimaa ja mitmed teised. Nii et see katvus on üsna globaalne. Päris palju, päris nagu mitmed riigid. Aga kas see on märgata ka, et siin nende viimaste
noh, ütleme siis, ma ei tea, aasta või nagu isegi aastate, et see nagu huvi on kasvanud või kuidas see hüpe on nagu märgata? Hetkel veel võib-olla nii palju ei ole, et see on need kliendid, kes on, või need riigid, kes on meiega juba varem kokkupuute kohta otsinud, et nendega on see üldiselt läinud sellises tsüklis, et nad kõigepealt hangivad paar masinat, siis nad katsetavad seda, vaatavad, mis asi see on, mõtlevad enda jaoks selgeks, kuidas seda kasutada, siis nad hangivad, ütleme seal 5-10, nii et proovivad moodustada sellise katseüksuse ja siis pärast seda nad on valmis hankima seal sadades. Ja mõnede riikidega me juba oleme seal, et nad on need esimesed etapid läbi teinud ja nüüd nad vaatavad, et kuidas siis oma üksusi varustada suuremamahuliselt nende robotitega. Selle põhjal tundub, et see tellimus on päris suur, et kuidagi mõtled, et et 1-2 masinat, aga kui see on sadades, et kuidas see tootmine käib, et kas te ju ise ei tooda neid, et teil on ju mitmed siis koostööpartnerid, kes selle masina kokku panevad? Jaa, et meil on lähtekoht on olnud kogu aeg see, et me disainime need komponendid või siis neid, mida annab osta, eks ju, otse, neid ostetakse otse ja me ise neid komponente ei tooda, vaid neid toodetakse siis allhanke kaudu ja teised, eks ju, ettevõtted teevad need komponendid, meie paneme need masinad kokku. Meil on niisugune kokkupaneku funktsioon, disaini, inseneritöö ja siis kokkupaneku funktsioon. On siis Milremi põhi? Jah, täpselt. Aga kas see tootmine on enamasti ka mitte Eestis? Igal pool, jah. Täpselt. Oleneb siis sellest osast. Täpselt, jah, et kus seda paremini saab. Sensoorika, seda teevad nii palju erinevad ettevõtted, metallitööd ka, mootorid teevad teatud ettevõtted, akusid, et see on lai variatsioon. Et eks me üritame hoida ka niimoodi, et meil oleks tarneahel kindlustatud ikka vähemalt 2 või mitme ettevõttega, kes siis sama asja teeks. Et ei pruugi alati ühest saada, et siis on vähemalt mingid varuvariandid, et tähtaegadest püsida, nagu muudes tootmis. No ikka, jah. Lihtsalt tundub vahepeal, et need on nagu vähem, aga need on ka vist ikka aina rohkem üle maailma. Jah, sõltub üks komponendist. Jah. Aga ma küsingi siit kuna me rääkisime nüüd siin sõjarobootikast, et meil siin Robotexil on ka konverentsi osa ja seal on ka üks teema ongi just nagu sõjarobootika ka, mis on nii aktuaalne lihtsalt praegu, et kui siin varasematel aastatel meil konverentsil ei ole seda teemat olnud, meil ongi siin AI ja sellised ja haridusrobootika ja aga nüüd on tugevalt sisse tulnud just see sõjarobootika teema ja siis otsapidi sinna Ukrainasse ka, et kuidas siis küsin siin hästi lihtsalt, et kuidas siis Milrem Robotics seal Ukrainas tegev on või mis masinad teil täpselt seal tegutsemas on? Praegult me oleme sinna saatnud 1 masina ja mitmed ootavad siin Saksa valitsuse otsust, et sakslased on plaaninud toetada, et saata, siis abistada Ukrainat ka sellisel viisil, et soetada tehnoloogiat, mida neil ei ole ja anda see siis abi korras Ukrainale. Aga praegult on meil 1 masin, mida nad ka katsetavad ja kasutavad, et ennekõike just transpordiks ja avatud evakuatsiooniks, aga seal annab väga hästi kasutada ka mõniväljade puhastamiseks või kõikideks sellisteks eriti ohtlikeks funktsioonideks. Nii et me loodame, et see Ukraina suunaline tegevus laieneb. Et see on ilmselgelt see vajadus kõige suurem. Et oleneb nüüd natuke nagu rahastusest ka, et sellest, kui kiirelt Saksamaa suudab nagu oma otsused vastu. Jah, sest me seda luksust meil ei ole, et me saaksin sadadest masinaid lattu toota ja siis saata. Ja või siis toota valmis ja siis oodata, et see ei ole ju ka mõistlik. Täpselt, jah. Aga otsapidi nüüd siis ka, kuna meil on ikkagi Robotexi podcast, et siis uuringi seda, et nüüd meil on siin 25-26 november Robotex kohe saabumas, et mida Milrem Robotexile toob, arvestades, et teil on ju suured rasked masinad, et siis alati on see, et see on kindlasti selline ka vaatamisväärsus või kuidas te ise olete üldse planeerinud oma siis seda ala. No praegult on plaan niimoodi, et me tooksime sinna selle Temisse masina,
sama, mis on, eks ju, Ukrainasse saadetud või mida on siis kõige rohkem nagu üle maailma ostetud, et selle tooksimegi sinna ja siis näitaksime seda, et milline see on nagu päriselt välja näeb. Siis saab näha lõpuks need, kes seal olemegi näidanud uudistes palju ja tõesti videosid vaatanud, aga siis saab kas katsuda ka saab. Jah, ikka saab katsuda, saab ka. Jah, täpselt saab pilti teha koos selle masinaga. Et eks meil neid demonstratsioone ole siin üle maailma hästi palju, et meil on alati sellest lihtsalt nagu näitamisest kuni selleni, et tõesti seal peal on mingisugune relvasüsteem ja ta laseb ka päriselt, aga ütleme, robotegi konteksti see võib-olla nii hästi ei sobi, et siis on vaja, eks ju, polügooni ja kõiki neid turvanõudeid ja asju. Selline suurem show. Jah, täpselt, et igasuguseid asju annab teha. Välitingimustes võib-olla see on parem, et see on tõesti suur hallis. Aga kui me sinna, ütleme, Roboteksi raames, eks ju, seal robotite võistlusele ka ei ole mõtet saata, et siis ta on lihtsalt nii suur ja sõidab seal, eks ju, üle nendest, et selles mõttes... Võidaks igal juhul. Jah, et me lihtsalt näitame seda, et milline see masin siis päriselt välja näeb. No ma arvan, et seda kindlasti tuleksid väga paljud uudistama, sest et ta näeb tõesti ka väga äge välja ja saaks natuke rohkem aimu. Kindlasti teie oma inimesed on ju juures, kes selgitavad samamoodi, et kuidas miski toimib ja kuidas teda kasutada saab. Ja siis veel küsiks seda poolt, et kuidas te ise näete üldse, et miks on vajalik näiteks Robotexile tulla ja mida teie arvates nagu Robotex üldse annab või mis on nagu Robotexi, ma ei tea, kasu või eesmärk? No mulle endale tundub, et kui siin on kogu aeg räägitud, eks ju, aastaid, et Eesti maine baseerub IT-edul ja kõigil sellel, eks ju, ja ka sellel, kuidas me oleme suutnud turvalisust meie infoühiskonnas tagada, siis ma arvan, et see järgmine samm on selgelt igasugused AI rakendused, mis viivad, eks ju, kohe robootikani. Et ma arvan, et see robootika on lihtsalt hästi loogiline järgmine samm tehnoloogia vallas, kuhu kogu maailm vaatab, eks ju, alustades Teslast või ja Starshipidest ja kõikidest nendest, kuni siis igasuguste valdkondade robotiseerimiseni. Nii et selles mõttes minu jaoks on jälle see hästi loogiline, et selline üritus nagu Robotex Eestis toimub, et kus siis veel, eks ju, et kui meie siin ei tegele sellega, siis kes siis veel? Ja kõik tegelevadki üle maailma ja selles mõttes on äge, et me oleme oma ikkagi suhteliselt väikeste ressurssidega suutnud töötada välja sellised ütleme, lahendused, mis päriselt töötavad. Et kui vaadata seda Starshipi, siis ta päriselt sõidabki tänaval ja viib toitu ja muid pakikesi. Et mäletan siin IT-ministriga käisime aasta alguses Iisraelis ja siis Iisraeli telekommunikatsiooniminister oli täitsa hämmingus, et kas teil nagu päriselt, et robotid tänaval sõidavadki, et kuigi Iisrael on ka ju Eestiga suurusega ütleme nii-öelda ligilähedane riik ja nad panevad ka innovatsiooni tohutut ressurssi, et midagi sellist neil tänaval veel ei ole. Ja selles mõttes Robotex ju, ütleme, on väga hea üritus, mis propageerib ja kutsub ja toob noori kokku ja tegelikult ka vanemaid, et meil oleks temaatika, eks ju, jätkuvalt fookuses, et meil tuleksid talendid välja, et noored leiaksid selle tee, mis on ilmselge tulevik. Nii et ma oskan ainult nagu positiivseid asju siit välja tuua. Et sellepärast me ise peame ka seda hästi oluliseks. Me tahame, et meie ju leiaks ka nende noorte seast neid talente, kes tahavad robootikasse panustada ja praegult ka, eks ju, kogu aeg umbes 10 töökuulutust väljas otsides süsteemi insenere, tarkvara insenere, AI insenere, mehhatroonika insenere, et selles mõttes tulge ainult tööle, tulge, eks ju, võtke kuulutus lahti ja tulge, et vajadus on ilmselge olemas, põnevaid asju saab teha ja selles mõttes Robotex siis, ütleme, annab oma panuse läbi sellise suure ürituse, et inimesed teaksid, mis asi see on ja et see oleks äge. Aitäh, hea oli kuulata Robotexi tiimi liikmena, aga me ise ka oleme siin Robotexi meeskonnaga mõelnud, et mis on see, et see
pinnase nii-öelda loomine või kasvatamine, see tegelikult on väga-väga oluline, et tõesti seal kuni lasteaiast peale, et sul areneks see mõtlemine ja tänapäeval tõesti 5-aastased juba programmeerivad, et see teeb ikka silmad ette nii mõnelegi vanema põlvkonna inimesele, et sealt see alguse saab ja et selles mõttes ongi kõik vanusegrupid on minu arust ka väga olulised, et sa juba varakult saaksid ennast proovile panna ka võistluste osas ja või siis ka nii-öelda selles meelelahutuspoolel, mis alguses on, et sa kohe võib-olla ei taha sinna võistlust tulla astuda, aga et sa saad aimu, et mis täpselt toimub. Ja meil on Robotexi poolt ka väga hea meel, et Milrem Robotics on taas Robotexil ja meiega kaasa mõtlemas ja et on võimalik tulla siis vaatama ka, mis teie boksis toimub ja tutvuma selle ilusa, kuigi eelkõige siiski funktsionaalse masinaga. Just. Aga suur tänu tulemast, Raul! Aitäh, väga meeldiv oli!